nii-öelda taluvus ehk siis kulumisjälgede pidev seiramine ja pluss ressursi, pluss inimeste käimise nii-öelda mõõtmine, seiramine. Ja selle koha pealt, selle maastiku taluvuse järgi me saame selle taluvuspiiri. Selge, aitäh. Nii, saime väikse vaate, siis mis edasi. Aga nüüd siis sellest metsamajandamisest ja raietest, mis ikka alati huvitav teema, et võrreldes nüüd saadetud tööversiooniga on järgmine tööversioon ja see annab meile teada, et 2020. aastal on siis 1,1 hektarit lageraied ja need on tehtud, mis on seal üleval oli see hall lepiku serv ja see väike kuusik seal nurga peal. Kuusik-männik. Ja 12,9 hektarit ehk võrreldes enne oli siis see 17 kavandatud, et see ongi need sissetulekul paremad kätt jäävad männikud on praegu kavast välja võetud. Kavast välja võetud tähendab seda, et neid ei ole ka järgnevatel aastatel. Nii et kui me nüüd nendest aegjärgsetest raietest, mida on siis kogu perioodi jooksul 34,8 hektarit kavandatud, siis nagu öeldud, suuremad pinnad tehakse siis, või summaarsed pinnad, sest need on ikkagi väiksematest eraldistest, mis on suhteliselt laiali paisatud, on siis 2020 12,9 hektarit, 2028 6,4 hektarit ja 2030 15,2 hektarit. Rõhutan, see on siis esimeste järkude raie. Ja asjal on nõks sees, et aegjärgsel raiel, kui ala on uuenenud, siis on võimalik teha ka teine raiejärk, seesama 12,9 2020, mis alustatakse, on võimalik seal 2026 kõige varem, eks ju, kuidas on uuenenud 2027, kindlasti ei pea tegema neid korraga, seda teist järku, ja see, kuidas see teine järk siis, milline see mets peale teist järku välja näeb, sellest ka räägime koha peal, mõne raietüki juures, et sellised on plaanid, 11 hektarit harvendusraieid sellel alal, need on siis kaasikud, mis 25-30 aastased parima seas ja tuleks ka läbi raiuda, harvendada. Et sellised on meie plaanid ja üks plaan veel, või õige mitu plaani, mida te juba olete näinud, on siis tegelikult piirkonnas on metsateede rekonstrueerimine ja me oleme siis Palojärve tee, mis on nüüd oodanud puhkehooaja lõppu, oodanud tegelikult ka meie kokkusaamist, on võetud mingil hetkel tegelikult siis rajalt maha, on tehtud muudatused just teetrassi laiuse osas ja kasutatava ristprofiili osas, et neid mõtteid me ka tegelikult jagasime selle internetikoosoleku käigus, aga võib-olla räägiski nüüd kõigepealt siis selle teema ära, et sissesõites te nägite kahel pool märke, mis olid siis puud, mis lähevad trassiraiesse, et seda 4,5 meetrist ilma nõvadeta, 4,5 meetrist peadlaiusega ilma nõvadeta kruuskattega teed siis siia rajada, algab ta siis maanteelt, postiteelt ja lõpeb siis seal samas viidatud kohas, kus on see CO projekti põhiala silmusega, ümberpööramissilmusega ja need tööd algavad võimaluste parandamine, ehk siis parklausa siin selle puhke. Tasku ka, jah.
teie arvamusi selle tee rekonstrueerimise osas, kohalikud? Selline küsimus, kas teede projektis vaadati enne ka teeservades üle Palu-Karukella kasukohad? Neid on teatavasti just siin teede ääres säilinud. Neid peaks olema eelisesse märgitud, aga loomulikult kõik eelises ei ole, et kas need on arvesse võetud? Iga projektiga käib alati kaasava keskkonnamõjude hindamine. Analüüs. Kindlasti kõik sellised faktorid vaadata ka üle, kui üle põhjust vastutust täita. Kas seda saab konkreetselt näha, et need materjalid, mis kodulehel oli, ma vaatasin, kaasa arvatud see teie dokument, mida te täna olete rääkinud, et seal mitte kuskil ühtegi sõna Palu-Karukellast ei ole, see on teatavasti siis kaitstav liik ja Euroopa tähtsusega ja siinkandis on üks tema olulisemaid levialasid üldse Lõuna-Eestis. See projekt ei ole salastatud. Aga saadan selle, otsime selle üles, selle keskkonnamõjude analüüsi, mida RMK siis teeb objektide puhul ja vaatame järgi. Projekt on teid kooskõlastada Keskkonnaametist. Aga see muutus, mis on, eks ju, on siis see 6+6 ehk 12-meetrine trass, mis siia oli projekteeritud, on praegu siis 5+5 ehk 10 meetrit laiusega. Ja algselt oli 6+6 12 meetrit trassi laius, siis üheskoos külastuskorralduse metsaparandusega me leidsime, et selline trassi laius ei ole mõistlik ja märkisime puud ära selliselt, et kuni siia parklani on siis selle trassi laius 10 meetrit ehk keskteljest 5+5 ja siit parklast alates kuni viimase siis puhkekohani on 4+4, et on veel kitsa. Ja siis läheb 5+5 peale Noorendiku peal seal. Milliste masinate järgi see 10 meetrit vajalik on? Kuidas? Milliste masinate jaoks see 10 meetrit vajalik on? See ei ole vajalik mitte masinate, vaid selle 4,5 meetrise teekehandi paigutamiseks. Mul on ka üks küsimus. 4,5 meetrit. Seoses nende Palu-Karukellidega, kui nüüd tuleb välja, et keskkonnamõjudes ei ole hinnatud nende kasvu kohta ega midagi, kas nii kaua jääb teede ehituse projekt seisma, kuni see Palu-Karukellade asukohta kõik tehakse kindlaks või RMK lihtsalt vaatab nad sinna proosama? Kolmanda kaitsekategooria liigi... Ei, see on teine kaitsekategooria ja Euroopa tähtsusega. Kui me teeme ka raieid, siis me oleme alati jälginud, et nii oli ka Kiiltervel. Protseduuriline asi. Meile vahetus see, et keegi peaks seda protokolli lugemas. Jah. Küsimusi on väga palju. Jah, aga... Aga tee on niimoodi, nagu ta praegu on ja on väga ilus ja hästi looduslähedane. Mis tal viga niimoodi on? Selle teel? No, kehvaken on ikka. Mille jaoks kehvaken? Aastakümneid on ta niimoodi siin turiste ja kohalikke teenindanud, kõigile on ta meeldinud, kõik on saanud siia ära parkida omale sobivasse kohta. Miks meil vaja on seda parendust? See kannab ka turistibusse, suuri 50-kohalisi busse, mis on täiesti piirkonnale täitsa mõistlik asi, mis ei ole raskemad ja mahukamad kui mõistlik metsaveotehnika, et mille jaoks on vaja suuremat teed. Kõigepealt see tee kapitaalsus ja geotekstiilile ehitamine tähendab seda, et see on ikkagi säästlik tuleviku suhtes. Need teed ei vaju liiva sisse ära, need kestavad aastakümneid, eks ju. Kui te võtate metsa kõrvalt maha, siis te paratamatult vajub praegu, hoiab see mets siin seda. Mets. See tee on ju olnud siin aastakümneid ju, kui vana tee see on? Praegu ei vaju kuhugi. No, olgem ausalt, teede parandamist on vaja, et saaks raske tehnika siin peal sõita. Seda väikeautosid kannatab see tee ja see on miljööväärtuse osa. Metsamajandamist kahtlemata on ka teed vaja, aga nagu öeldud, et siin on kohandutud, seda metsa on tehtud siin enne ka, siin on hiljuti lõpetanud oma metsatöö ja erakinnistult vedanud ja kasutanud selleks riigimetsa pinnasteed ja siit nurga pealt vedanud välja näiteks Aarmar Puidu nimeline firma ja
ei ole nii, et ainult metsa majandamiseks või ta on ikkagi mõeldud kompleksseks, teeme aastakümneteks ühe korraliku tee siia ja no siin selle tee puhul konkreetselt kuni sinna viimase puhkekohani on ilmselgelt külastuskorralduslik huvi, sest meie vastame kirjadele, meie külastaja on järjest rohkem, nagu inimkond üldse, järjest rohkem nõudlikum ja hädaldavam selle koha pealt, et ehk siis need parklad ja see siia tulev tee on külastuslik korralduse poole pealt tähtis. Kas teil on mingi konkreetne kiri ka meile kõigile edastada, kus inimene ütlebki, et ta jäi siia mutta kinni ja see rikkus kogu tema Palojärve külastuse ära ja ta siia elus ei tule enam? Vastan, ma arvan, et 6, mingi 4-5 kirja kindlasti, kus on probleem, et tee on auklik, juurdesõidutee ei ole korras. See konkreetne tee? Arvatud selle tee peal on ka tulnud neid kaebusi, aga igal pool minu nii-öelda piirkonnas ma vastan nendele kirjadele. Ma räägin, külastaja on samamoodi oma auto kõige pärast mures ja see on külastuskorralduslikult tähtis tee kuni parklani ja parklast edasi kuni viimase selleni ja kaasa arvatud parklad, ehk siis see parkla lahendatakse samamoodi selle projektiga. Et see osa on kindlasti külastuskorralduslikult ka tähtis. Aga mitu? Saan asja panna natukene perspektiivi Kagu-Eesti seisukorraga üldiselt. Meil on viletsad teed. Meil on 20 sentimeetrit liivapadi, kruusapadi juba väga suur luksus. Kui suur kruusapadi tuleb nendele teedele? Mul on see ristlõige kaasas 20+10, jah. 20 on siis seda täitekruusa sellele geotekstiilile ja 10 on siis see nii-öelda höövelduskiht või viimistluskiht, purustatud kruus, all siis kivisem kruus. Tee ehitajad on seda rääkinud et RMK tellimused on nagu tunduvalt kapitaalsemad kui igal pool mujal üldse lubada saab, kui saab lubada. Mina ise olen kimpus halbade teedega ja see läheb ainult hullemaks, aga RMK ehitab magistraale, kus siis RMK mingi ametnik kunagi ütles, et see on marjulistele. No marjulised ka saavad.